See oli üksinda koodis ürituse 5. päev ja siin oli väga lahe ülesanne, mulle see tekst väga meeldis, et introvertsel programmeerijal on vaja leida lennukist kõik kohad, kus temast vasakul ega paremal ei istuks mitte kedagi, et ta saaks siis rahulikult arvatavasti programmeerida. Ja siin on antud lennuki plaan ja number 1-dega on antud kohad, mis on võetud ja number 0-dega kohad, mis on veel vabad. Ja siis peab tagastama listina kõikide nende kohtade nii-öelda koordinaadid siin lennukis, et mis on sellised introverdile sobilikud. Et näiteks kui me vaatame siin seda number 0, siis see sobib sellepärast, et vasakul on vahekoht ja paremal on teine tühi koht. Ja samamoodi sobib see number 0 tühi koht, kuna vasakul on 0 ehk siis tühi koht ja paremal on ka tühi koht. Aga sobivad ka näiteks akna all olevad kohad, kui vasakul ei ole mitte kedagi, aga paremal on aken, nii et see siin akna all, see koht ka sobib väga hästi. Aga ei sobiks siis sellised kohad nagu see, number 0 siin, sest vasakul on number 1. Ja selle peab tagastama ennikutest koosneva listina, mis minus tekitab veidikene pahameelt, sellepärast et see justkui ütleb, et sa saad seda ülesannet hästi lahendada ainult sellisel juhul, kui sa oled Pythoni programmeerija. Minu teada, ma ei ole eesti keeles programmeerimiskeelt eriti õppinud, aga ma tean ennikutest ainult Pythoni kontekstis. Ja kui Pythonis selline asi välja printida, siis see on meeletult lihtne tegelikult. Ja et terves ülesanne minu meelest ongi just mõeldud ainult Pythoni programmeerijatele või siis see inimene, kes selle ülesande kokku pani, on ise äkki Pythoni programmeerija. Et siis 1-2. Et kui mina oleksin tahtnud seda ülesannet, et kui mina lahendaksin neid üksinda koodis ülesandeid mõne teise programmeerimiskeelega, siis nähes seda ülesande teksti ja vastuse formaati, siis ma oleksin just ainult selle ülesande jaoks vahetanud oma programmeerimiskeele Pythoni peale, et ma saaksin selle ülesande hästi ära lahendada. Aga see lahenduskäik siis, mis ma lõpuks tegin, see oli üpriski selline pikk ja lohisev. Aga arvatavasti on see ka hästi loetav ja hästi arusaadav. Ja hiljem ma kirjutasin ka parema lahenduse, sellepärast et ma ei olnud enda selle lahendusega rahul üldse, mis ma olin siin teinud. Ehk siis ma loen need read sisse, open funktsiooniga ja read lines ja võime siia test panna. Ja siis ma loon uue listi, mis on tühi list nendest koordinaatidest. Siin mul on funktsioon, et kui ma olen mingisuguse koordinaadi leidnud, siis seda funktsiooni ma kasutan, et lisada see konkreetne koordinaatide listi. Ja siis me siin lähme for loopiga kõigist nendest ridadest üle ja siis lähme teise for loopiga kõikidest nendest karakteritest reas üle vasakult paremale. Ja me kontrollime if statementitega, et kui see karakter ei ole 0, siis järelikult me lähme lihtsalt järgmisesse tsüklisse, sellepärast et ta peab olema 0, et me saaksime üldse hakata kontrollima, et kas sellel tühjal kohal vasakul ja paremal on ka tühi koht, et kas ta on valiidne. Siin on 2 if statementi, ehk siis esimene ütleb, et kui see koht on vasakul, siis kas temast paremal on tühi koht ja kui on, siis me lisame ta koordinaatide listi. Teine if statement ütleb, et kui see koht, mida me kontrollime, on kõige paremal, siis me vaatame temast vasakule. Et siin me vaatame temast paremale, siin me vaatame vasakule, et kas vasakul on ka number 0 ja kui on, siis me lisame ta listi. Ja siis see else statement siin on siis kõik kohad, mis on siin vahepeal. Nende kõige vasakpoolse ja kõige parempoolse koha vahepeal siin keskel. Ja siis me kontrollime lihtsalt, et kas vasakul pool on 0 ja paremal pool on 0 või siis tühi käik, vahekäik. Ja sellisel juhul me lisame ta sinna listi. Ja listi lisamisel on ka väikene kalkulatsioon, mis me siin peame tegema.
Ehk siis kuna meil need indeksid vasakult paremale algavad number 0-st, siis näiteks kui me tahame saada siin, ma teen natukene suuremaks, kui me tahame saada selle koha numbrit, siis see on indeks 0, 1, 2, see on indeks 2, aga kohanumber on 3. Nii et kui me oleme, kui see indeks meil on väiksem 3-st, et 3 oleks see vahekäik, et kui meil indeks on väiksem 3-st, siis järelikult me lihtsalt liidame number 1, et me saaksime selle õige numbri, mis on õige kohanumber. Ja kui me oleme siin keskel, siis tegelikult keskel olles me ei pea mitte midagi muutma, sellepärast et näiteks kui me tahame seda kohta, ütleme see koht on valiidne ja siis me lähme 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selle koha nii-öelda karakteri indeks Pythonis on 5, aga kuna ta on siin keskel ilusti, siis koha number on ka tegelikult 5, et ta on juba õige. Et siin me ei pea mitte midagi muutma, aga me peame muutma, kui ta on siin vasakul tulbas, siis me lisame 1 ja kui see koht on paremal ääres, siis me peame temast lahutama number 1, et see koha koordinaat oleks õige. Ja samamoodi Y-le me peame lisama 1 numbri, sest et read algavad 0-st 0, 1, 2, 3 ja me tahame, et näiteks see koht siin ei oleks mitte rida number 1, vaid see oleks rida number 2. Ja see tegelikult oligi kogu lahendus. Ja siis peale seda ma tegin sellise natukene lühema asja, kus ma kasutasin regexit, sest regexiga ma arvan on see palju sellisem elegantsem kuidagi. Et sellise regexi mustri tegin. Regex on põhimõtteliselt selline nii-öelda miniatuurne, ma ütleksin, programmeerimiskeel, mis on loodud selleks, et otsida või selekteerida mingisugust mustrit kuskilt teksti seest. Ja antud juhul me soovime siis sellist mustrit leida. Me otsime number 0 ja me otsime sellist number 0, mille ees, millest paremal on kas number 0, tühik või siis rea lõpp. Ja temast vasakul on kas 0, tühik või rea algus. Ja siis kui me kasutame sellist mustrit, siis siin on üks selline visualiseerija. Et kui me kasutame sellist mustrit ja ma panen selle mustri siia sisse, siis ta tegelikult leiab üles siit kõik kohad väga ilusti, mis nii-öelda kvalifitseeruvad. Ja siis vastavalt sellele regexi mustrile saame me siin lihtsalt nendest erinevatest leitud number 0-dest for loopiga läbi minna ja lihtsalt lisada nad kõik siia positsioonide nimekirja. Ja selline asi ka töötab väga hästi. Lihtsalt ma läksin natukene alt sellega alguses, kuna selline asi on regexis nagu positive look behind. Ja see positive look behind ütleb justkui, et otsi mingit asja, et millele eelneb see positive look behind'i muster. Ja Pythonis on see regexi kompileerija tehtud selliselt, et ta saab otsida ainult kindla pikkusega mingisugust mustrit. Ehk siis kui siin on positive look behind, et me otsime 0 või tühikut, mis sellele eelneb, siis me ei saa siia panna niipidi, et 0 tühik või rea algus, sellepärast et siis see positive look behind on kas 1 karakteri pikk või 0 karakteri pikkune. Nii et me peame kirjutama 2 erinevat look behind'i selle jaoks. Siis niipidi, et meil on siin esimene, mis on rea alguse jaoks, siis on see või märk ja siis peale seda on teine look behind, mis on ka konkreetse pikkusega, mis on siis 0 või tühiku leidmiseks. Ja siis selline muster töötab Pythonis. Kuigi siin ütleme regex 101 lehel, kus sinna regexi asju testida saab, siin võib täiesti vabalt kirjutada ka sisse niipidi. Ja see töötab ka väga hästi. Et sellega ma läksin natukene alt, et ma
ei olnud teadlik, et kuidas regex toimib Pythonis. Aga siin regex 1.0.1 saab klõpsata Pythoni nupule ja kui klõpsata siia Pythoni nupule, siis ta ütleb kohe automaatselt, et your pattern contains one or more errors, please see the explanation above. Ja siis siin on kirjas, et has to be fixed length. The look behind assertion has to be fixed width. Nii et järgmine kord ma tean, et ma vajutan seda Pythoni nuppu. See on väga oluline regexi asjade jaoks. Aga jah, see oligi siis selle ülesande lahendus ja järgmise päevani.